mamma salutab nii väga, ma suren ära reaalselt kohe. I get so bad anxiety, kui ma pean filmima mingit videot, kui keegi teine kodus on, sellepärast et ma lihtsalt ei suuda, mind häirib nii väga see. Tšauki, mina olen Maria ja ma olen tagasi uue videoga. Põhimõtteliselt, kui te mäletate, siis ma tegin kunagi ammu video, kus ma lugesin enda vanad päevikut, mille ma olen kirjutanud aastal 2012 ja siis selles videos ma osa lugesin ka mingeid muid asju, mis mul on ja ma küsisin, kas te tahaksite teist osa näha ja absoluutselt iga kommentaar selle video all oli nagu, et kõik muud journalid, need luuletused, give us the päevik. Ning et siin ma olen lugemas ainult selle päeviku teist osa. See pole nii, et ma olen ise läbi lugenud ja siis loen, vaid ma nagu actually hakkangi praegu lugema, mis on väga-väga huvitav. Olgu, kas te panete tähele, kuidas mu standardid on läinud nii madalaks, et ma isegi, nagu ma filmin siukse nurga alt, et ma ei peaks neid lampe kasutama, vaid saaks oma akent kasutada, seepärast ma viitsin neid lampe üles panna. Just Maria things. Me jäime viimati pooleli 24. oktoobril. See oli siis, kui ma olen seal laagris ja siis ma seal diskol NS ringi ja chillisin ja siis rääkisin, kuidas Paula ennast kogu aeg peeglist vaatab. Well, nüüd me oleme jõudnud 20. novembrisse, mis, kui keegi teab, siis see on minu sünnipäev ja me siis jätkame. 20. november. Kallis päevik, ma väga vabandan, sest ma lihtsalt ei jõudnud kirjutada. Muide, täna on mu sünnipäev. Ma ei tea, kas te näete fookuses, aga sünnipäev on caps lockiga kirjutatud. Ametlik pidu toimub 2. detsembril. Ma ei tea veel, keda sinna kutsuda, kuid mul on 5 kindlat inimest. Kindlat valesti poolitatud, nagu kindlat. Nüüd on siin midagi väga huvitavat. Ma olen teinud endale siia sellise diagrammi. Ma ei saa teile näidata sellepärast, et need inimesed, kes siin on nagu inimesed, kellega ma samas klassis käin ja see on väga, nagu see oleks, uskuge mind, see oleks väga akord, kui ma ütleksin, kes siin on. Aga siin on põhimõtteliselt nagu siukene tulpdiagramm, oota, kui ma nimesid ei näita, ta läheb nagu niimoodi, nagu diagramm on tehtud ja siis on 5 inimest ja iga juures on kirjas mitu protsenti ma kellegi kutsun. On Paula 100%, siis on mu klassideli Sete, kes on 80%, siis on 2 mu klassi poissi, kelle nimed ma ei ütle sellepärast, et it would get really weird. Ja siis on Meriele 20%. Ilmselgelt we had some beef, aga noh, ühesõnaga, see oli minu sünnipäeva list hetkel kõigest 5 inimesega. Paulale meeldib ikka veel blank. Eelmises videos Paula ütles mulle, et jäi mulje, nagu see oleks alles nüüd juhtunud. See juhtus aastal 2012, see juhtus 6 aastat tagasi ning et kõik, mis me ütleme, ongi väga cringe ja väga naljakas ning et don't mind us. Ühesõnaga, Paulale meeldib ikka veel see kutt. Olgu, ma pean nüüd pesema minema, kohtume homme. Nii, 21. november. Ma oleksin peaaegu unustanud kirjutada. Vot, see on mu lemmik osa vist kogu sellest päevikust. Täna selgus midagi kohutavat. Koolon. Arvatakse, et 21.12.12 tuleb ... maailma lõpp. Ma olen isegi siia reaalselt, ma olen isegi siia nagu sad face'i joonistanud. That's how sad I was. No mitte päris, aga elekter pidi küll ära minema. Võib-olla pean ma oma sünnipäeva lasergame'is. Ma arvastan, kuidas teemad vahetsid nii rutu. Mul on kirjas, elekter pidi ära minema. Sad face. Võib-olla pean oma sünnipäeva lasergame'is ja siis on nagu smiley face ja siis on nagu sad face. Aga nüüd maailma lõpu juurde tagasi tulles. Mul on paar küsimust maailma lõpuga seonduvate asjaolude suhtes. Iga kord, kui ma maailma lõpsin ütlen, siis on see suurelt kirjutatud. Kas siis, kui maailma lõpp... See on nii loll raast, mida ma nüüd küsin siin. Esimene, kas siis, kui maailma lõpp tuleb, kas siis ma saan Paulaga rääkida, sulgudes telefonis? If this doesn't show how stupid I am, siis nagu ma ei tea, what taas. Ülejäänud küsimust kirjutan homme, tšau baka. 22. november. Täna hämmastas mind kättemaksukontori osa. Kättemaksukontor on nendes jutumärkidest, mis ei peaks olema. Aleksander hoopis armastas Marionit ja võitis töö sellepärast enda peale, et Marionit mitte tappa. Kõik, kes on kättemaksukontori fännid, teavad, millest ma räägin ja kui sa tead, millest jutt käib, siis jäta alla kommentaaridesse ja ma üritan sulle vastata. Ma ei tea, kas nad tapavad Karli ära, aga ma arvan, et Aleksander mängib kaasa ja susserdab seal mingi loo kokku. Homme on Merili sünna, aga ma oleksin parema meelega kodus, sest olen nii väsinud. Ma ikka ei ole kirjutanud neid maailma lõpuga seosevaid küsimusi lõpuni. 23. november. Täna vabandan juba ette ära, sest unustasin päeviku maha ja tänu sellele ei saanud kirjutada. Järgmisel joonisel näete, mida oskab minu poolvend Oskar 5-6-selt. Ma olen kirjutanud 5-aastaselt maha tõmmanud ja kirjutanud 6-selt, sest ma kogemata kirjutasin 6 asemel aasta.
esimene roomata, teine haarata, kolmas ilastada, neljas kakada, viies sind närvi ajada, kuues mängida, 7 magada, 8 kriimustada, 9 süüa ja 10 süles olla. Hetkel vaatan ma Eesti otsib superstaari, mina olen Fredi poolt. Ma ei tea, kes on Fredi. Ma nüüd nagu üldse, ma vaatan Eesti Laulu, ma vaatasin ka eelmine aasta, sellepärast, et Liina osales seal, aga nagu ma ei ole big fan nendel showdes. Ja siis ma olen Oskaris ja joonistanud. Ilmselge, et mul oli täiesti null teadmist selle kohta, kuidas käsi ja jalgu joonistada. Nii et 7. märts neljapäev. Me oleme nüüd nagu mitu kuud rewindinud, see on aastal 2013. Ja kohe te näete, kuidas mu käekirja on muutunud, ma olen võtnud kasutusele tinteka seekord ning et ja täna pidasid Meriel ja Paula minu peale vimma, sest olin eile veidi halvasti öelnud, aga ma palusin ju vabandust. Isegi Lisette oli nende poolt, kuigi ma ei saa aru, miks. Päeva lõpus saime juba päris hästi läbi ja ma arvan, et lepime peagi ära. Nüüd väikene nagu tausta story. Mina, Paula, Meriel ja Lisette olime nagu neljakesi nagu parimad sõbrad. Ja alati oli nii, et kui see on rohkem 2 inimest, siis inimesed kas nagu jagunevad tavaliselt 3 gruppides on see, et 1 jääb üksinda või 2 tükki nagu mingid team up ivad. Aga 4 gruppides me alati kuidagi nagu jagusime nagu paari. Aga siin ilmselgelt ma sain mingi rõvada kambaka neilt ning et ulem on see, et mul on hakanud meeldima ja siis seal on ühe inimese nimi. Ta on lihtsalt mega nunnu. Käin korra ära. Punkt ja siis on rea lõpuni lihtsalt punktid. Siis tulevad punktid uuesti. Mõõde Laura ja tema sõbra Sandra tegid mulle näidendit sulgudes igav. Miks ma rääkisin niimoodi lihtsalt? Paulale meeldib ikka veel. Mina ei näe temas küll midagi. Rütmika tunnis tantsisime tantsu, kus pidi paari võtma. Pidid paari võtma. Siis on ühe mu klassivene nimi ja teise mu klassivene nimi hakkasid minu pärast kaklema. Fui! Nagu ma kirjutasin F-U-I-H-H. Fui! That's so bad! Ma vihkasin rütmika tundi lihtsalt. Meil on nagu väiksetes klassides meil oli kogu aeg on nagu mingisugune tund. Meil oli rütmikatund, siis meil oli seltskonnatants, meil oli rahvatants ja ma vihkasin siukseid tunde. Mul on tunne, et kui praegu oleks kõikidel nagu poole vähem probleeme, aga reaalselt nagu väiksena, ma vihkasin nagu, kui meil oli seltskonnatants sellel päeval, siis mu päev oli rikutud. 8. märts reede. Koolis oli muidu täna suht igav, kui see üks asi välja arvata. Paula käitumine. Nagu reaalselt kõik, mis ma siin teen, olen rääkinud Paulast sitta. Ta tõrjus ja vältis mind vastupidiselt Merielile. Kui ei tea, ma mängisin kunagi tennist hästi ammu, ma käisin nagu... Ma tulin ilmavõimlemisest ära, kui ma läksin 1. klassi ja siis kuni äkki 4. klassini ma käisin tennises. Ja nagu mul on mäluauks selle koha pealt, ma ei mäleta nagu mitte midagi. Ma ainult mäletan seda, et ma mängisin kõige algajate grupis ja mu treener refuse'is mind nagu edasi jõudnute gruppi nagu viima. Ja ma olin kogu aeg üli määd selle pärast. Ja siis kui mind 2 korda saadeti nagu kõrvalväljakul edasi jõudnute gruppi, siis ma tundsin just ülimäelikult, sest see treener oli mingi kutt ja seal olid kedagi, keda ma ei tundnud. Ning et, wow. Ma ei tea, ma olen siin mingi trenni kohta kirjutanud. Ühesõnaga jätkame. Õhtul tulime vanaema juurde. Homme on Elisabethi sünna. Ma kingin talle raha, et tema Itaalia keelelaagrit toetada. Elisabeth, kui sa vaatad, siis ma tahaks teada, kas üldse kunagi läksid keelelaagrisse. Ootan juba nii väga klassilaagrit. See toimub 14–23 juunil Kurkal. Sinna tuleb, ja siis on selle poisi nimi, kes mulle just eelmine päev, mis ma kirjutasin, meeldis. LOL, sulgudes lot of love. Tšau, paka! See on nii kringa, mul lihtsalt külmavärinad tulevad peale. 9. märts laupäev, 11.00. Täna on Ellu sünnipäev. Mina jätaksin tema asemel sünna ära, sest ta ju kukkus oma sõrmeluu katki ja tal on käsi kaelas. Mida? Olen kuulnud, et seal Arigatos saab ka traksidega hüpata. Ja see käib sünnipäeva paketi juurde. Elisabeth oli see, kes reaalselt nagu mingi 100 korda Arigatosed ja sünnad pidas, aga mulle meeldis iga jumala kord. Lisette ei saa tulla, sest teda ei kutsutud. Ma ei saa aru, miks ja mina Lisette oleme ju ühesugused. Paula on ikka veel natuke imelik, aga ma arvan, et me oleme lihtsalt üksteisest tüdinenud. Tüdinud, mitte tüdinenud, tüdinud. Järgmine lõik on lihtsalt kirjeldamatu, nagu ma ei suuda uskuda, et 2013. aasta Maria kirjutas seda enda päevikusse. Nii see on see sama päev, kell on 19.35 ja ma kirjutasin, jõudsin just koju, rõve on olla. Järgmine lause on, et nagu oleks pohmell.
see on 5 aastat tagasi kirjutatud. Ma ei ütle enam mitte midagi, me lihtsalt jätkame. Pea nii valutab, aga nüüd sünnipäevast. See oli tõesti üks super batuudipidu. Me mängisime kirbukulli, tegime teatevõistlusi, mängisime touchballi, minijalkat ja muid mänge. Chillisime ka niisama. 10. märts. Täna oli väga lahe päev. Oh my god, ma sain just aru, et 10. märts. Täna oli väga lahe päev, päris igav oli tegelikult, kui talvine rooside sõda välja arvata. Ma ei saa aru nagu ma ei saa aru, millest ma räägin siin. See asi on talvine rooside sõda. Me mängisime seda. Meil mõlemal olid oma koopad. Kui ausalt ütlen, siis minu arvust oli minul parem. 11. märts. Nüüd see oli see faas, kus ma kirjutasin täpselt nagu enda, see klassid oli see ette, ta on hästi ilus käekiri ja ma kirjutasin täpselt nagu tema. Mul oli thing inimeste käekirjasid kopida ja mul on still see thing nagu. Täna jäin teise tunni ajal haigeks ja tulin koju. Story time, mini story time, see oli minu thing. Nagu, mul on eluaeg olnud nagu madal veresuhkur ja kohe, kui ma nagu natuke aega ei söö, ma tunnen ennast nagu nõrgana. Nüüd ilmselgelt suure inimesena ma saan, no mitte suure inimesega, selles mõttes, et natuke vanemana, ma saan aru, et see lihtsalt seepärast, et mul on madal veresuhkur ja ma tahan tihti süüa. Aga väiksena mul oli siuke asi, et kui hakkas mingi tund, kus ma vastata ei tahtnud või kui mul lihtsalt oli nagu vastik olla, siis kuna ma elan põhimõtteliselt enda kooli kõrval, siis ma alati tulin koju. Nagu minu thing oli poole päeva pealt olla mingi, ma olen nii haige ja siis koju minna. Nagu kogu aeg, ma ei tea nalja, ma isegi ei liialda. Ja sellepärast mul oli kõht tühi või lihtsalt natukene halb olla nagu such a bad inimene lihtsalt. Lihtsalt kuulake seda. Täna jäin teise tunni ajal haigeks ja tulin koju. Kodus tundsin ennast juba paremini. Koritasin riidekapi ka ära. Homme lähevad teiselt matkale, aga mina mitte, sest nad lähevad kuhugi oandusse, kuhu peab 1,5 tundi bussiga sõitma ja mul läheks süda pahaks. See oandu asub ette jutu järgi kusagil Jõhvi lähedal, mina ei tea. Homme lähen ma vereproovi andma. Natuke pabistan ka, aga pole hullu. Õnneks hakkavad see nädal KMK uued osad. Ootan juba. Põhimõtteliselt ma arvatavasti lõpetan selle video hetkel siin. Asi lihtsalt selles, et mul on valik, kas teha hästi pikalt lugeda see nüüd lõpuni see natuke või jätta seda veel 3. osaks. Ma tean, et osad tahtsid, et ma näitaksin enda esimest seda YouTube journalit, kus ma oma kõige esimesi cringe as fuck videoid välja planeerisin. Ja ma mõtlesin, et ma jätan selle võib-olla selleks ajaks, et seda seal lugeda, aga as you can tell, mul oli üks väga veider laps ja rääkisin väga imelikku juttu. Kui sulle meeldis see video ja kui sa tahaksid, et ma veel loeksin enda päevikut, siis like seda videot ja anna mulle kommentaarides, et teada kõik minu sotsiaalmeedia lingid, kui ma siia kanalile ei postita, siis nagu ma arvatavasti postitan kuhugi Instasse või kuhugi. Mul on üldse kooli ajal, ma olen suht passiivne. Minu vabandused on all descriptionis. Also, kui sa ei tea, siis ma uploadin ka vloge nüüd siia kanalile ning et siia kanalile te võib-olla iga nädal ei saa ainult korra nädalas videot, võib-olla te saate tihemini kui veab. Mul pole vist midagi muud enam öelda ning et näeme teiega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Tšau!